Tere päevast! Siit Pärnumaalt, minu maakodust. Ja tänane video tuleb salvestada sellistes siseruumi tingimustes ka minu taas, kuna väljas on kord päike, kord äike, kord vihm. Et tagasi oli just vihm ja seega pidin oma uue kontori kolima sisse. Et salvestada see lühike video, mis on tingitud siis inimeste palvest, et selgitada natukene projekti, millest paljud on kuulnud, aga vähesed tegelikult aru saanud ja millega olen ise toimetanud alates möödunud aasta novembrist, võiks öelda. Ning kuna projekt lööb otse sinna kõige valusamasse kohta paljude meie jaoks ehk nii-öelda finantssektorisse, siis on äärmiselt oluline, et see oleks hästi põhjalikult lahti seletatud ja arusaadav, millega ettevõte toimetab ja miks ettevõte on üldse loodud ja mis on tema eesmärgid. Ning ilma pikema jututa katsume selle lühikese video teha nii lühikese kui võimaliku. See kindlasti ei vasta kõikidele küsimustele ja ei anna täit ülevaadet, aga see ei olegi eesmärk. Tähtis on anda suunad ja arusaamine, millega on siis nii-öelda G&G ennast sidunud, mis on tema eesmärk ja siis juba neid, keda huvitab täpsem informatsioon, loomulikult saavad seda alati minu käest küsida. Nagu mainisin, puudutab see finantsvaldkonda ja see on teema, mis peaks tegelikult huvitama absoluutselt igat inimest. Ma ei tea enda ümber kedagi, kes on rahul selle olukorraga, mis täna on. Ükskõik kui jõukas või kui heal järjel ta on, igal ühel on ambitsioonid millekski enamaks ja ennekõike turvaliseks tulevikuks. Ja see on valdkond, mis on olnud äärmiselt keeruline saavutada, eriti kui võib-olla ei ole varasemaid kogemusi ja iga asi võtab aega, et jõuda sellise tulemuseni, mis meid rahuldab. Kui me vaatame enda ümber olevat maailma, siis see muutub järjest digitaalsemaks ja ka finantsfunktsioonid ronivad digitaalsesse maailma sisse ja on aina rohkem meie käe-jala ulatuses. Kui me räägime telefonidest ja arvutitest näiteks, siis need, kui me soetame endale, siis me väga põhjalikult teeme selgeks, kuidas need töötavad, mis on nende garantiitingimused, tihtipeale ostame lisagarantii, et oleks turvaline. Me räägime seadmest, mis maksab circa 1000 € tükk või vähem. Samas aga kui meile pakutakse või kui me näeme, kuuleme kuskil mingisugust projekti, tavaliselt kas läbi interneti, siis keegi pakub, mis lubab teatud siis finantsvõimalusi, siis paljud inimesed tormavad projekti sisse ilma, et nad tegelikult oskaksid või tahaksid analüüsida selle projekti tagamaid ja millele projekt on üles ehitatud. Ning see on, võin öelda tegelikult oma kogemusest, kus mul on üle 20 aasta kogemus turunduse, koolituse ja müügiga, et paraku nii ongi. Kui sa kuuled midagi huvitavat, siis tekib selline sisemine soov uskuda, et kõik on õige ja jätad need küsimused küsimata. Kuid kui seda viga on tehtud juba päris mitu korda mitmete aastate jooksul, siis ükskord saad aru, et niimoodi ei ole mõtet enam jätkata. Parem on õppida teiste kogemustel ja teha oma eelnev analüüs enne, kui ühe või teise projektiga uuesti alustada. Ja kes mind teavad, siis on teada, et ligi 4 aastat ma ei ole suurt toimetanud millegiga, sest juba mõnda aega on mul olnud väga spetsiifilised nõudmised ja suhteliselt kõrge standard selle kohta, milline ettevõte vastab nendele tingimustele, et ma teda usaldan ja veelgi enam kellelegi seda soovitada julgeks. Ja täpselt sama taust on tegelikult ettevõtte taga olevatel inimestel ja siin langesidki meie huvid ja soovid ja ambitsioonid kokku. Ma kuulsin sellest projektist G&G ehk Global NFT Group esimest korda oktoobri lõpus 2022 ja mul läks kuu aega enne, kui ma sain aru tegelikult, mida tehakse. Ja kuna ma esitasin väga palju küsimusi
ja tahtsin kõigest teada saada ja pärisin ja ettevõte muudkui vastas ja praktiliselt 24/7 oli minuga ühenduses kogu aeg, siis tänu oma initsiatiivile ma sain kutse sõita talveks kevadeks Borneosse, Malaisiasse firma juhatusega seda projekti koos õppima, sellega tutvuma ja tegema endale köögipool selgeks, et ma tean, millega ettevõte toimetab ja et oleks kindel tunne selle projektiga ennast edaspidi siduda, sest et ka minul on finantseesmärke veel, mis vajab täitmist ja see on ennekõike teatud turvalisus ja passiivne sissetulek, mida paljud projektid on varem lubanud ja mitte ükski ei ole senini toimetanud. Seega, läheme asja juurde. Pikk sissejuhatus, aga ma olen selline analüütiline põhjalik inimene ja tihtipeale lühemalt ei oska. Seega, mis mind huvitas või huvitab ettevõtete puhul, on mitu asja, mis täpselt siin on kõik paigas. Esimene. Kõige tähtsam see, kas ettevõte on legaalne, kas ta on juriidiliselt korrektne. Kuna me tegeleme teatud finantstoodetega, siis peavad olema kõik litsentsid paigas. Sellega loomulikult kõik okei. Ja teine oluline küsimus, kus on kliendid, kust tuleb reaalne raha, kust tuleb reaalne sissetulek ja see on koht, kus pea enamus inimesi nii-öelda lollitatakse internetis ära, räägitakse igasugusest keerulistest terminist nagu stake ja proof of stake ja mining ja minting ja kõik muud asjad. Kallis rahvas, see ei anna mitte mingisugust sissetulekut, sealt ei tule raha. See on ainult tehnoloogia, see on nagu arvuti, kest, see on nagu mälu, see on nagu kõva ketas, ilma programmita ei tööta midagi. Ja ka kõik projektid vajavad klienti, kes toob sisse raha. On see autotehas, on see McDonald's või on see mõni krüptoprojekt, peab olema maksev klient, kes tuleb kogu aeg tagasi ja toob süsteemi sisse raha. Ja see on koht, kus enamus inimesed eksivad ja ei pööra sellele piisavalt tähelepanu või mõista selle olulisust. Seega, see ettevõte on teinud oma koolitöö ära ning on teada, mismoodi tulevad kliendid, kuidas on plaanis kliendibaasi laiendada, mismoodi kliendid maksavad ja kuidas see raha jõuab ökosüsteemi. Teiseks, kogu juriidiline info on kättesaadav, kõik litsentsid on ettevõttel olemas, kuni pangalitsentsini välja. Me oleme väga rangelt litsentseeritud tegevusega ettevõte, mis on hea, sest see tähendab seda, et me jälgime seadusi ja me saame nii-öelda turvaliselt oma arenguga edasi minna. Väga oluline on teada, kuidas ettevõtte poolt kaasatud rahad või kuidas meie poolt ettevõttest toodud rahasid hallatakse, kuidas neid jaotatakse, kus hoitakse. Selle kohta on meil täielik ülevaade ning kolmas või neljas osa või neljas punkt, mis ma tahaks ära mainida, on see, et mis on sinu ja minu osakaal ühes või teises projektis, kui me selles osaleme. Kui palju meie saame tegelikult panustada sinna projekti, kui palju kuulub sellest projektist meile, kui suur on osalus ja kõik sellised aspektid, mis annavad siis hoopis suurema kindlustunde ja peremehe tunde, kui sa tead, et sina võid olla üks osa sellest projektist ja antud juhul ka oled. Kõige tähtsam asi, aga tegelikult on siin ja siin ma ei räägi lihtsalt niisama sõnu, vaid mul on kogemust siis ligi 20 aastat ja see on audit. Olen töötanud mitmete ettevõtetega, kus on näidatud erinevaid auditipabereid ja kui ma vist ei eksi, siis kõik auditid olid kas võltsitud või kohandatud, mugandatud vastavalt ettevõtte poolt näidatud juhenditele, et nad sobiksid kokku selle kontseptsiooniga ja jätaks mulje, nagu projekt oleks tõene. G&G esimesest päevast alates on öelnud, iga tegevus, iga lubadus, iga väide, mis on välja käidud, auditeeritakse maailma tippaudiitori poolt, selleks on termin The Big Four, guugeldage, siis saate aru, mis see tähendab. Ja seega
kõik finantstegevus, turundusnumbrid, tokeni ökonoomika, fondid, investeeringud siin taga, iga dollar, mis selles projektis liigub, käib läbi auditi ja iga lubadus, mis on öeldud, kinnitatakse auditi poolt kord kvartalis. Ja seda siis The Big Four ühe audiitorfirma poolt. Ma ei ole kunagi ühegi ettevõttega töötanud, kellel oleks sellise tasemega audit ja juba kas või selleks, et sa kvalifitseeruks töötama sellise audiitoriga, sul peab olema inglise keeles track record ehk teisisõnu, sa pead olema ennast tõestanud juba aastaid enne seda, et selline ettevõtte audiitor üldse sinuga koostööd teeb. Ja see on minu jaoks kõige suurem turvalisuse garantii üldse, sest tuletan veel kord meelde, kui ma ei maininud seda, GNC eesmärk on ehitada maailma kõige suurem NFT krüptofond ja luua maailma kõige suurem NFT krüptokogukond. Ja kui siin kas või natukenegi hakata liikuma vales suunas algusest peale, siis seda ei juhtu. Kui esitada valeväiteid või lubada midagi, mida ei ole võimalik reaalselt tagada, siis seda mitte kunagi ei juhtu. Kuna ma ka tunnen ettevõtte kõik omanikke ammu nüüd juba personaalselt ja väga hästi, siis ma tean, et neil on ainult üks eesmärk ja luua maailma kõige suurem krüptokogukond ja kõige suurem NFT fond. Ja fond, nagu ma enne mainisin, on midagi, mis on äärmiselt turvaline. Ja kuna me kasutame krüptograafiat ja blockchaini selleks, et oma finantstehinguid hoida ja finantstehinguid ja ülekandeid teha, ehk teisena kasutame krüptoraha eesti keeli öeldes, siis see krüptoraha võimaldab teha ülekanded hästi soodsalt, odavalt, väga turvaliselt, ilma et kolmandatel osapooltel oleks õigus ja võimalus siia vahel ennast segada. Ning see võimaldab ka tegelikult tavalistel inimestel nagu mina, sina selle projektiga ühineda, siia fondi investeerida, sest tänu krüpto olematutele ülekandekuludele ja turvalisusele saab iga inimene otse projektis osaleda, ilma et oleks vaja kasutada keerulisi pangaühendusi ja vahendeid, mis pealegi ei ole turvalised, mis on alati kellegi poolt siis nii-öelda kontrollitavad, segatavad ja muudavad ükskõik, mis projekti tegelikult äärmiselt ohtlikuks, kui teatud pangandusinstitutsioonid on mängus. Ja see alustala ja see eesmärk luua maailma midagi kõige suuremat, see loob turvalise tunde ja see annab ka meile võimaluse osaleda projektis täiesti algusest, ehitades üles midagi, millel on suur väärtus. Ja kuna siin taga on fond, nagu te kohe näpsemalt kuulete, siis loomulikult see on äärmiselt mõistlik koht, kus varasest ajast kohe nii-öelda kaasatud olla. Ettevõttes on 3 asutajaliiget, pluss veel 4 omanik hiljem tulnud ka mängu. Kõigil on kokku üle 60 aasta ärikogemust, millest oluline on viimased 10 aastat pangandus, investeerimissektoris, finantssektoris. Lisaks on nad teinud ka mitmeid listinguid, toonud turule tokeneid ja kõige tähtsam, nad on juba loonud fondi, NFT fondi, mis on eksisteerinud mitu aastat. Ja sellest saadud hea kogemus, head tulemused olidki aluseks, et selle aasta algusest käivitada fond uuesti nullist, aga mitte enam institutsiooniline fond, vaid fond, kus meie eraisikud oleme fondi omanikud, jagame enamus kasumit ja ise otsustame, kellele me seda pakume, kuidas me seda arendame ja kui suureks me selle fondi tahame teha. Ja see, et otsustusõigus on antud inimestele ja omandiõigus on antud inimestele ehk meile, on täiesti uus tase krüpto ja fondi maailmas. Ja siin siis härrad, kes on selle fondi taga, ennekõike just Tony Sandberg ja Tony Bernstein Norrast, tahavad tõestada, et krüpto võib olla turvaline, kasumlik, läbipaistev ja lihtne kõigile kasutada, kui ta on õieti struktureeritud, õieti üles ehitatud. Meie fond hakkas vastu võtma esimese liikmeid veebruari keskelt ja esimesi investeeringuid hakati tegema NFT ettevõtetesse märtsikuuses. Tänase seisuga on meil juba
üle 80 ettevõtte meie siis portfellis, meie fondis. Ja see tähendab seda, et kui te sisenete GNG keskkonda, kogukonda, soetate meie NFT, mille järgi saate kingiks siis kogu nii-öelda teie poolt valitud raha eest meie tokeneid, mis on põhimõtteliselt siis osak fondis, nagu tavalises fondis nimetatakse osakud, meil on ta token, sest ta on digitaalne, siis selle ühe teie nii-öelda portfelli, teie osaluse taga või teie portfelli taga on juba täna üle 80 ettevõtte ehk üle 80 sissetulekuallika ühe krüpto taga. Ja see on ülim turvalisus ja ülim näide sellest, et krüpto võib olla turvaline ja mitte ainult võib, vaid on ka turvaline. Lisaks see fond maksab kõikidele tokeni hoidjatele kord kvartalis dividende. Ja lisaks on, nagu ma ütlesin, meie võimuses kutsuda siia oma sõpra tuttavaid fondiga liituma. Ja kui te seda teete, siis loomulikult te saate sellest turunduspreemiade tasusi, mis on juba täiesti uus tase fondi maailmas, sellepärast, et nüüd saab igaüks, nii teie kui ka teie tuttavad, reaalajas lisada investeeringuid oma fondi, suurendada portfelli, mis tõstab fondi tulemuslikkust, tootlikkust, tõstab dividenditaset ja ennekõike, ja see on nüüd kõige tähtsam koht, inimestel, kellel täna on soovi fondi investeerida alguses, kui see on palju soodsam, aga ei ole vahendeid, siis me pakume selleks võimaluse läbi töö, läbi siis marketingi teenida 50% kogu sisendtulust läheb tagasi marketingi, mis tähendab seda, et need, kes aitavad fondi kasvatada, kogukonda kasvatada, teenivad siin väga hästi ja on rahulolevad. See on siis uudne hübriidmeetod, mis seob endas siis indeksfondi, krüptograafia, turvaline ja odav, turundus, mis on paindlik ja võimaldab alati kaasata kiiresti rohkem raha süsteemi, audit, mis garanteerib tulemused ja läbipaistvuse ning dividendid, mis makstakse välja kord kvartalis ja makstakse välja nii-öelda crypto cash'is ehk USDT-s. See teeb sellest fondist täiesti unikaalse ja tootliku töövahendi, mis lõppkokkuvõttes näitab seda, et kui krüpto on õieti ehitatud, kui selle taga on reaalselt sissetulekuallikad, ettevõtted, millel on kliendid, mis ostavad tooteid, teenuseid, tehnoloogiaid NFT valdkonnas, siis olles sellise portfelli omanik, te olete ka väga hea investeeringu omanik, sellepärast et NFT valdkonna oodatav kasv lähi 4-5 aasta jooksul on kuskil 30 miljardist 150 miljardini. See on circa 700%. See on vähemalt järgu võrra suurem kui vanakoolitööstuses. Ja kuna NFT tehnoloogia ronib sisse igale poole, mitte ainult meelelahutus ja ärimaailma, vaid ka tootmisesse, vanasse tehnoloogiasse igale poole, sest et ta on põhimõtteliselt krüpto järgmine samm, mis kannab endas igasugust informatsiooni, sealhulgas lepinguid, kinnisvara, finantsväärtusi, kunsti, muusikat, filme, mida iganes, siis NFT-de vajalikkust majanduses üle hinnata on praktiliselt võimatu. Ja kes on sellest aru saanud, see teab, et NFT-desse investeerimine on täna üks paremaid võimalusi ja tänu sellisele avatud fondile, kus iga inimene saab ise siseneda ja kutsuda sõpru juurde ja otsustada oma investeeringute suuruse üle ja oma aktiivsuse üle selles fondis, teeb sellest plahvatuslikult kasumliku ja huvitava projekti, milles osaleda, sellepärast et NFT valdkond röövib ära 100 miljoneid töökohti lähiaastatel, aga genereerib 100 miljoneid ja nagu näha 100 miljardeid tegelikult käivet ja
õieti ja nutikalt sellesse valdkonda investeerides me saame pöörata selle asja enda kasuks. Ükskord ometi õigel ajal õiges kohas, sest täna on selles fondis ainult loetud tuhanded kasutajad ja ettevõte ei lase praegu ühelgi institutsioonilisel investoril, seega ettevõttel, pangal või teisel fondil siia investeerida ja siit tokeneid ehk siis osakuid osta. Ettevõte tahab, et kõige suurema kasumi ja kõige soodsama hinnaga ehk siis soodushinnaga saab täna fondi siseneda ainult eraisik, sellepärast, et ainult eraisikud ehitavad seda fondi ja ainult eraisikud toovad uut raha siia fondi sisse. Ettevõte meie taga ega teised ettevõtted ei saa selles projektis osaleda, kogu nii-öelda töö ja kasum on jäetud meile, inimestele. Kuidas jaguneb fondi taga olev siis finantsstrateegia? See on hästi lihtne ja väga täpselt paika pandud. Kogu pool sisendkäibest läheb turunduseks. Turunduse kulude katteks ehk neile, kes siis teevad seda tööd, laiendavad fondi ja koolitavad inimesi ja toovad uusi liikmeid meie fondi. 25% investeeritakse siis NFT ettevõtetesse, ehk see on reaalsed investeeringud 3–7 aastase perspektiiviga. Väga pikaajalised investeeringud, sellepärast et maailm ja spetsialistid ennustavad, et NFT valdkond kasvab juba selle aasta lõpust järgmisest aastast märgatavalt ja pikaajalised investeeringud tagavad hea ja turvalise tootlikkuse meile, fondi omanikele, siis pikkadeks aastateks. 20% sisendkäibest läheb kohe spetsiaalse dividendifondi ja makstakse välja kord kvartalis kõigile, kellel on siis meie tokenid, seal token nimi on Pingviin token ehk PNGVN token, nagu te saate siis pärast materjalidest lähemalt näha ja kuulda. Ja seega need 3 numbrit kokku moodustavad 95%, mis tuleb tagasi kogukonda ehk jääb meile. Ettevõte peab leppima 5%-ga kogu sisendkäibest. Ja ma ei tea ühtegi teist projekti, kus ettevõte on seadnud omale sellised piirid, et nad peavad 5%-ga saama läbi ja kogu seda, sealhulgas kogu seda finantsstruktuuri valvab, kontrollib siis üks tuntud audiitorfirmasi ja kord kvartalis on see raport kogu maailmale näha. Meie fondi pääseb sisse ostes ühe või ka mitu meie nii-öelda brändi NFT-dest alates $50 kuni 2000-ni. Võib ka kombineeritult need osta kokku kas või kõik ühe korraga. NFT on põhimõtteliselt digitaalne leping, mis teeb teid automaatselt fondi omanikuks, annab teile kõik siis nii-öelda fondiga kaasnevad õigused, võimalused ja ka siis õiguse seda nii-öelda turundust teha ja fondi laienemises avalikult ja aktiivselt kaasa lüüa ning iga token, mis te selle NFT-st saate, maksab teile siis kord kvartalis dividendi. See on teadupoolest ainukene reaalselt dividendi maksev token krüptoturul. See on security token, mis nõuab eraldi litsentsi ja tegevuslubasi, mis on loomulikult ettevõttel olemas. See on väga reguleeritud, mis teeb sellest jällegi turvalise nii meile kui ettevõttele pikemat kasvu silmas pidades. Nagu te näeme, summad on väiksed, need ei ole suured, me ei räägi kümnetest ega sadadest tuhandetest, et ei tekiks sellist hullutamise efekti, nagu paljudes ettevõtetes on. Me ehitame fondi ülesse inimese haaval, mõistlike väikeste summadega, selleks, et see fond oleks tugev ja ei laguneks mitte kunagi. See on nagu maja, mis on ehitatud tellistest või müür, mis on pandud kokku kividest. Ja isegi siis, kui fond jõuab börsile siin kuskil selle aasta teises pooles, kui meil on ainult võib-olla paarkümmend tuhat kasutajat selleks hetkeks, on see fond juba nii tugev, et seda ei mõjuta ja kõiguta mitte keegi, sest ei ole võimalik kokku leppida kümnete tuhandete inimeste vahel, et me kas manipuleerime turgu, ostame, müüme, teeme midagi sellist, mida tavaliselt tehakse krüptoprojektides selleks, et nii-öelda mõjutada inimesi, neid kas ostma või müüma, manipuleerida hinnaga ja teha siis omanike poolt kasulikke tehinguid.
siin on need täiesti välistatud. Ja kodulehekülg siis meie klubi liikmetele või fondi liikmetele on cng.community, seal on täielik ülevaade sellest, mis teie nii turunduse kui fondi poolel ja fondi ökonoomikas toimub. 4 kuu jooksul, mis siis meil on olnud võimalus kaasata tuttavaid ja sõpru siia projekti ja ainult läbi kutse muide saab fondi, muidu ei ole isegi võimalik selle fondiga liituda, on meie osaku ehk siis tokeni hind tõusnud üle 300% ja ootel on juba väga korralik hulk dividende esimeseks väljamakseks ehk esimene väljamakse on 3 senti tokeni kohta. Tokeni arvu võite siit näha ja see ongi praegu inimeste motiiv ja ettevõtte motiiv kõigile pakkuda soodushinnaga, enne kui token on börsil, osta ja soetada endal tokeneid, mis garanteerib teile sellise dividenditulu kord kvartalis, nagu te soovite. Ja seega oleme loonud reaalselt esimese krüptoraha, krüptotokeni maailmas, mida ei pea müüma selleks, et saada passiivset sissetulekut, sest te saate kord kvartalis dividende, kui te tokenit hoiate. Ja kui te näete, et süsteem töötab, kui audit kinnitab ettevõtte sõnad ja tulemused, siis loomulikult tõstab see veelgi nii teie fondi osaku aktsiaid, tõstab see usaldusväärsest selle projekti vastu ja need inimesed maailmas, kes täna vaatavad krüpto poole segaduses ja teadmatuses, et mis see on, kas usaldada, mida teha, kuidas teha, nemad tulevad ja otsivad võimalust, kuidas selle fondiga liituda, sest et esimest korda on kõik tehtud seaduslikult, läbipaistvalt, arusaadavalt ja ennekõike ka kasumlikult. Eesmärk on kaasata võimalikult palju inimesi siia meie projekti, sellepärast, et NFT maailmas on ees oodata väga suur areng. Seal on turg piltlikult öeldes põhjatu, sinna jõuab investeerida nii palju kui võimalik ja sellepärast ei lõpe meil töö selle fondi arendamisega mitte kunagi, sellepärast et praegu oleme alles esimese etapi juures. Meil on esimene token, mis ootab börsile minekut ning kui see on edukalt tehtud, loomulikult tuleb teine, kolmas ja neljas ka. Ja paar sõna siis lõpetuseks statistikast ehk siis meie kõige tähtsamast vahendist, meie tokenist. Esimesed projektiga liitujad, fondiga liitujad said tokeneid hinnaga 5 senti. Täna ta maksab 16 senti, seega see on 4 kuuga. On tootlikkus olnud üle 300%. Listing ehk siis token on plaanis börsile viia selle aasta teisel poolel. Seda võiks teha kas või täna või homme, aga meil on seatud plaaniks kuskil paarkümmend tuhat inimest ja hinnaks umbes 50 senti. See on piisav kogus inimesi ja piisav hind, et me börsile minnes oleme tugevad ja kogu maailm näeb ja saab aru, et selle projekti sinnamaale viimiseks on nähtud vaeva ja tehtud palju tööd. Ning hind täna sõltub ainult sellest, kui palju on investeeritud reaalselt, mitte millestki muust. Siin ei ole mingit õhku sees. Nagu mainisin, esimese kvartali dividendid on 3 senti tokeni kohta ja kokku on ettevõte siis ette valmistatud 250 miljonit tokenit, mis läheb jaotamisele siis soovijate vahel. See ei ole väga suur number, neid ei ole palju. Ja liigume praegu kiiresti üles siis hinna poole 50 senti, mis juhtub kuskil selle aasta sügisel ja veel kord täpne aeg ei ole teada. See sõltub ainult sellest, kuidas meie kaasame uusi liikmeid, kui kiiresti me seda fondi tahame ise ehitada. See sõltub ainult meist, mitte ettevõttest, sest tehniliselt võiks listing toimuda ka homme, aga ootame, kuni meil on piisav kogus inimesi ja piisav hind, et me oleks turul tugevad ja tekitaks piisavalt furoori, et loomulikult rohkem kaasata investorid siis, kui token on ka börsil saadav. Ja loodan, et siin oligi selge ja arusaadav siis kirjeldus selle kohta, miks GNG on loonud midagi,
mida siiamaani tänapäeval krüptomaailmas eksisteeri ja see on ennekõike läbipaistvus, usaldatavus, kindlasti ka tulusus ja eesmärk on see kogu projekt teha niivõrd lihtsaks, et ei ole võib-olla hea näidega, nagu öeldakse, et ka vanaema saaks aru ja vanaema saaks liituda, sest ausalt öeldes kõik vanemad ja lapsed ka enda poolt on tuttavatele, peretuttavatele siin kontod tehtud selleks, et oleks tulevikus turvaline ja kasumlik nii-öelda krüptoalternatiiv olemas, millega ma iga päev asju ajadan. Ja kuna meie eesmärk on ehitada maailma kõige suurem krüptokogukond, siis kui te saate selles projektis olla kaasatud peaaegu päris algusest, siis 2-3 aastaga teil on võimalus kogu maailma mastaabis sellest fondist saada endale reaalne, normaalne protsent, mitte protsendi murdosa, vaid lausa normaalne protsent kogu sellest fondist. Ja selliseid pakkumisi niivõrd varases staadiumis ja sellise turuperspektiiviga ei juhtu just iga aeg. Sest ettevõte on leidnud NFT, mis on kasvav ärivaldkond ja ettevõte on loonud fondi sellise struktureeringuga, mida ei ole keegi varem teinud, ehk on teinud meist selle fondi omanikud, otsustajad ja peamised kasusaajad. Ja see on see, mis on minu jaoks olnud piisav, et pärast praktiliselt 4 aastat ma olen uuesti aktiivselt toimetamas ning soovitan ka teile selle fondi tingimuste ja võimalustega natuke lähemalt tutvuda. Seega, loodan, et oli huvitav ja hariv videoklipp. Läks natuke pikemaks nagu alati, aga ma ei oska häid asju lühidalt selitada, kuid ma loodan, et sellest oli kasu. Nii et võtke ühendust, saatke sõnum, helistage ja hea meelega räägin ja näitan lähemalt, kuidas see projekt enda kasuks tööle panna ja mis kõige tähtsam, kuidas aidata inimesi enda ümber, sest paljud ei tea, kuidas ennast aidata. Projektid, mis liiguvad ringi, ei ole tihtipeale vettpidavad, ei ole tõsiselt võetavad ja paljudel meil puudub kas siis teadmine või otsustusvõime neid küsimusi esitada, et ühe või teise projekti taust selgeks teha. Siin, mis on kõige tähtsam, maailma top audiitor on üks väga oluline faktor selles, mis aitab kinnitada ettevõtte poolt viimase poole aasta jooksul välja öeldud lubadusi ja kinnitada seda siis järgnevalt iga 3 kuu tagant, tagades kvartaalsed tulemused selle kohta, kvartaalsete tulemuste kinnitused selle kohta, mis ettevõte on teinud ja kuidas ettevõttel läheb. Ja lõpuks ei olegi meil vaja midagi muud kui turvalist keskkonda, kus tööd teha, kuhu oma vahendeid paigutada, et meil kõigil oleks lihtsalt parem tulevik. Selge, loodan, et oli huvitav kokkuvõte ja jääme siis järgmiste videodeni. Nii et ilusat suve ja kohtumisel!